16 kannu, mis annab mulle rammu. 16 kannu ja kandikutel juus. 16 kannu, mis toidab minu sammu ja lauad, mis tammepuus. Väljavõtte meie mehe trummari päevikust. Esmaspäev, kõht on tühi. Teisipäev, kõht on tühi. Kolmapäev, sain ühe altuura, teenisin natukene raha. Neljapäev, mitte midagi ei mäleta. Reede, mitte midagi ei mäleta. Laupäev, kõht on tühi. Pühapäev, kõht on tühi. Mees on lendur ja tuli reisult maha, tõmmas nosu täis. Läheb kodu ukse taha, koputab. Naine tuleb vastu, kes on? 234, paluks maanduda. Kao sinna, kus õhku tõusid, ei ole siin midagi. Kutleb minema, enam-vähem hommiku saab kainaks, tuleb tagasi. Koputab jälle kodu uksele. Naine küsib, kes on? 234, tahaks maanduda. Ei saa, Boeing pole veel tõusnud. Püsige õhus. Vana kukkus sohu. Sealt sai omal kõva nohu. Lumeheita kallal ilkus, kui tal ninast tatti tilkus. Ema räägib mitu päeva, vii nüüd välja jõulukuusk, aga isa lööb vaid käega, tal on mõelda paljust muust. Ema riidleb, nuiab, nurub, kuusk veel toas, no see on patt. Isa näpud kõrva surub siis, kui vaatab telekat. Lõpuks okkad pudru sisu võtsid isalt, ah mis piin, olgu, selle kuuserisu homme jaanitulle viin. Mäletan veel oma taati, tema vahvat õllevaati, kuidas ta sealt rahuga laskis õlut vahuga. Jõuluvana seda proovis, taadile siis õnne soovis. Rõõmu tundis minu taadist ja ta vahvast õllevaadist. Jõulutaat, kes näris nätsu, tormas lähimasse vetsu. Oli söönud riknend toitu, vetsust lahkus enne koitu. Karud, siilid, jaaniussid, panid akna peale sussid. Talve läbi aga nad ise muudkui magavad. Siis, kui möödas lumehiilid, unest ärkavad kõik siilid. Näevad sussid seeni täis, päkab ikka nendel käis. Ära köhi midagi. Sega kaardid ära. Siuke lugu juhtus, et Vahur läks üks kord poisiga poodi. Tõsta korralik. Milline Vahur? Muutuge isiklik. Okei. Teeme ilma. Kahur. Kahur läks üks kord pojaga poodi. Ja poiss kadus ära riiulite vahele. Passimees või? Meie Vahur või? Ei. Kahur või? Kahur. Kender. Aga võtame algusest peale. Et üks kord üks mees läks pojaga poodi ja poiss kadus riiulite vahele ära ja tuli hetke pärast 3 kondoomiga tagasi ja küsib, et isa, et mis see on, noh? Ja et mis see ikka on, et see on niisugune turvaliseks seksiks nagu niisugused abivahendid ja et, aga mis need siin 3 on? No sellepärast, et see on nagu õpilastele, et üks reedel, üks laupäeval, üks pühapäeval. Kuid tõmbas udu, tuli natuke pärast 6 pakiga tagasi. No issi, aga mis see nüüd on siis? Tead, see on sama asi, aga see on nüüd niimoodi, et see on nagu üliõpilastele, et 2 reedel, 2 laupäeval, 2 pühapäeval. Kuid tõmbas jälle udu tuleb 12 pakiga tagasi natuke pärast ja küsib, et issi, mis see on? No tead, see on nagu abielumeeste teema, et 1 jaanuaris, 1 veebruaris, 1 märtsis ja nii edasi. Selge. Mees läheb apteekri, 5 sõrme püsti, hahaa! Apteekri vaatab, ütleb, et mis sa tahad kätekreemi või? Anna mulle 5 jagrat, mul tulevad õhtul tibid külla. Järgmine sama sepp kammib apteeki, lükkab 10 sõrme püsti, haa! Apteekri vaatab, ohoo, tahad 10 jagrat või? Ei, seekord anna kätekreemi, tibid ei tulnud. Asi on sellest, te teate kõik hiilkoldi hästi, et kinnipidamiskohta sattumine ei ole tänapäeval ei ole probleem. Oled füüsilisest isikust ettevõtte pillimeeseks, maksuameti ettekirjutuse, tuleb kohale, võtab kõik ära, eks ju, paneb puuri. Selge. Aga puuris juhtub igast imelikke lugusid ja juhtunud kord puuris selline lugu, et
hakatud nagu mõtlema, et vabu kohti oleks vaja juurde teha, korjatud enamuke intelligentsemate rahvuste esindajad kokku saadud, leitud üks Ameerika. Räägi asjad, mida me mölised. Leitud üks ameeriklane vanglas. Mina ei taha niimoodi. Püügi, räägi edasi. Välja. Kas arvukist võib metsupotist alla lasta? Võib küll, kui ta sitt on. Aga räägi nüüd see edasi ameeriklane. No leita vanglast krati üks ameeriklane, üks inglane, üks venelane. Ja kuna vabu kohti oli vaja juurde teha, siis anti igale ühele 2 titaankuuli ja öeldi selgelt ülesanne välja praegust niimoodi, eks ju. Et kes sellega kõige süngema asja välja mõtleb, see saab kohe momentaalselt koju, on ju. Anti vendadele natuke aega, siis läks komisjon vangla ülemaga eesotsas nagu asja uurima, et mis siis nagu toimub. Läud ameeriklase kongi juurde, ameeriklane žonglöörib kuulidega 1 käega, 2 käega, jumal, nii kuidas jumal juhatab, paneb igast poosist, sünge vend ja vaatavad edasi. Ja nagu inglase puuri juurde ja puuri juurde trellid ees. Müügi. Ja inglane žongleerib eest tagant põlve alt igalt poolt ja sünge värk on ju. Noh, mõtlevad, et okei, et käime nagu ringkäigu lõpuni, jõuad siis nagu venelase puuri juurde. Venelane istub keset puuri, jumala kurb on ju, ja kujutage endale ette. Ta oli suutnud selle lühikese aega 1 kuuli katki teha ja teise ära kaotada. Kuidas see võimalik? Võt mina ka ei tea. No. Kaldu jälle. Mul siiliga... Ilgel kihti kilgu pane. Ükskord... Kell on 10 läbi. Kell on 10. Räägi edasi. Kell on 10 läbi. Seoses siiliga tuleb mulle üks lugu meelde. Räägi. No, läks siil metsa jalutama, teada? Jah. See teada? Tean küll, et peab käima värskes õhus. No vat, see ongi kuradi jama. No, mis sai? Mees läks metsa jalutama. Siil. Siil läks metsa jalutama. No ja siis? Jalutas, alles messis ära. Nii? Viskas kännu kõrvale pika eile. Unustas ära, kuidas hingama peab suri ära. Ma tean ka ühte siili anekdoodi, ülemõistuse süngib. Mis selle siili mehest ära läks? Siil läks laias keset metsa, näitas musklik. Ma olen tugev! Karu läks mööda, nüüd jala läks. Siil lendas, võssa tuleb välja, raputab lehed käte pealt. Ma olen tugev, aga kerge. Vaur näitas üles vahvust. Proovis päris mitut rahvust. Proovis kollast, proovis musta. Vahuril nüüd valusk lasta. Neeger ütles valgele veel, et davai, mõõdame ära, kellel on pikem. No, rusikas. Okei, nimetasid. Mis on tööpäev? See. Noh. Relv. Jah. Püss. Kuuliprits või? Jah. Riist. Pesu. Pesu. Davai, neeger ütles, okei, mõõdame ära. Järgmine päev siis said kokku, neeger ütleb, mul on 28. Palju sul? Vait Kair. Palju sul? 37. Millega mõõds? Kraadiklaasiga. Aga mul on 28 sünni või? Mees käib mööda teed ja vaatab, tead, teine mees tuleb vastu ja põlvepikkune kuningas on kõrval. Kuldkroon on peas siuke stiilne põlvepikkune kuningas kõrval. Mees küsib, kus sa selle venna said? Et siin nurga taga on üks peldik, mine sisse, et seal istub džinn, kes täidab su kõik soovid ära. Mees lendab sisse ja vaatab ilgelt pohmellis, no nii tõsine pohmellis džinn istub ja vend kohe küsib ka, et soovi saab? Saab. Davai, tahan miljardit. No, sekundi pärast on kredi venna kõrval piljard. Mees läheb välja kredi, ma nagu küsisin nagu miljardit. Teine mees küsib selle peale, et kui sa arvad, et ma küsisin tõepoolest põlvepikkust kunni või?
kõik. Nii, nüüd hakkame algusest peale. Welcome to Estonia. Welcome to Estonia! Kes tõlgib? Tere tulemast Eestisse. Tubli poiss. Tanel, räägi üks hea anekdoot. Ma räägin teile üle loo, mida mulle üks puhkpillimängija Vasar kogu aeg räägib. Trompetist või mida? Vasar? Puhkur Vasar. Puhkur Vasar rääkis mulle selle loo. Samavari puhuja. Kord läinud üks mees läinud kord Tiina Töneri kontserdile. Näidanud seal lavas ühte väga vana asja. Mille peale mina muidugi. Näidanud ühte väga vana asja, mille peale Tiina Töner öelnud, et selle mehe ma tahan endale hotellituppa saada. Ja olin mehe endale hotellituppa meelitanud. Hakkasid nemad tegema vana inimest asja. Aga mees loomulikult tahab ka puhata. Mis siin salataks? Mina isegi puhkan aeg-ajalt. Või teie? Siis sa oled noor. Noor mees. Vana naine tahab, noor mees puhkab. Nii. Räägi edasi. Ja samal ajal, kui ta magas, ütles ta siis, enne kui magama jäi, ütles Tiina Tönerile, pole hea hoia mu mune pihus, et pidavat ei ole hea olema. Mees tõusis 5 minutit pärast ülesse ja nad olid veel 3 tundi vanad inimesed. Või tegid seda asja vähemalt. Ja kui üles ärkas, jälle ärkas. Tähendab, Tiina tegi seda une pealt. Ei saa midagi aru, hakkab alguses. Siis oli Jennifer Lopez astus tuppa ja võttis rahakoti ära. See läks väga üles. See oli väga hea, jah. Sina ära naera see. Tegelikult me peaks hakkama algusest peale. Sellepärast, et tegelikult me peame alati alustama algusest. Õnne soovime sul, palju õnne meie mees. Õnne soovime sul. Ja nüüd anekdoot. Meie mees läks kõrtsist mööda. Nightlight duo tuleb pealt koju. Purjus, täiesti purjus nightlight duo. Ja vaatab üks mees seal maja ees. Ei ole minu mees näga. Ja minu mees ei ole ka. Kurat, see on meie mees. Mehed võtsid vähe viina ja Petka oli siis üks, kellel olid kommid kaasas ja võtavad viina ja söövad kommi. Mehed küsivad, et kurat, head kommid on, mis nende kommide nimiga on? Petka ütleb, kurat, ma täpselt ei mäleta, et oli see nüüd jajejo või oli see nüüd mõjejo. Vaatab paberi pealt, hoopis ananas. Räägi, jah. Käsi mind ka. Tanel, räägi parem ise üks lugu. Kord üks mees võtnud 2 nädalat järjest viina. Sõbrad olla tema käest küsinud, kas naine ei pahanda, et see viina võtad? Võtan uue naise joon edasi. Normaalne. Oota, mul tuli ka üks lugu meelde. Vaat see on siuke lugu, et 2 naabrimeest, siukesed mõnusad, Eesti mehed siuksed, elasid kõrvuti koos. Ja üks nagu hakkas ma ei tea, kas mure või pangalaen või mingi jama oli. Hakkas liiga tihti viina võtma. Ja siis see naabrimees läks selle naabrimehe juurde, kus siis nagu rohkem viina võeti ja ütles üle aia, et kuule, mul on tunne, et sa oled ikka viimasel hakanud palju nagu jooma. Et kas sa juba neid väikseid kuradikisi pole näinud või? Normaalne Eesti mees ütles, et tead, vaata, ma ütlen sulle päris ausalt. Mina ei ole, aga üks päev ma nägin, et sinu juurde tulid küll. Väike tšuksipoiss sööb šokolaadi ja läheb mööda mees. Küsib, et tšuksipoiss, mis teed siin? Šokolaadi söön. Aga miks see šokolaad sul nii hirmsasti haiseb? Ma söön seda juba 3. korda. No vot, mul tuleb siuke lugu meelde. Mul hea sõber Külavalts rääkis kunagi, nagu see loo oli.
et olid blondiin ja brünett saavad kokku ja kukuvad jahuma maast ja ilmast ja natukese aja pärast blond küsib brüneti käest, et et kuidas sul muidu läheb, siin meestega värki ja mis ta läheb, leidsin omal ühe joobari ja nüüd kurat tassid mul iga päev lilli ja ma pean kogu aeg jalad laiali ajama täitsa kõrin on blondiin, kas sul siis vaasi ei ole? Jama või? Kord juhtusid istume elektrirongis vastamisi üks kena tütarlaps ja üks rahakas mees. Ja tütarlapsel olid nii ilusad sääred, et mees ei pidanud vastu ja siis tegi ettepaneku, et neiu, ma annan teile, vaadake, siin on 50 krooni, tõstke seilik natukene ülespoole. Tütarlaps tegigi seda, pani 50 krooni tasku. Siis sõidavad edasi ja mees võitleb oma ihadega edasi ja ei pidanud vastu, tegi teise ettepaneku, et neiu, vaadake, ma annan teile 100 krooni. Kas te saaksite seilikud veel natukene ülespoole tõmmata? Tütarlaps võttiski 100 krooni vastu. Ja siis järsku tütarlaps tegi ise ettepaneku. Tahate, ma näitan teile, kus mulle pimesoolt lõigati. Mees sattus ekstaasi, laadus 500 krooni välja. Tütarlaps viibab käega aknasse ja räägib, vaadake, see hoone seal, see ongi meie rajooni haigla. Meie mehed anekdoot. Seda tead, kalamees püüab kuldkala kinni ja kala hakkab anuma. Ole hea, lase lahti, ma täidan su soovi. Kalamees mõtles, kuule, et minu oma ei olegi vaja täita, et vaata, hommikul tuleb kapten sinna silla peale. Täida tema soov ära, et siis on nagu kõik, et rohkem polegi vaja, ma lasen su lahti. Hommikul tulebki kapten sadama silla peale. Vaatab peale, ringutab, et nii kena hommik, et lööd, aga kas või ankur mulle Kuulsid, jah? Keset ööd, kui aknad härmas, keegi koridoris lärmas, kolistas ja katsus uksi, karjus nii, et situ püksi. Trussikutes hapu näoga, voodi soe ja tähtsa moega, tagant vassis tuli issi, käigult laadis jahipüssid. Käigult sihtis, käigult lasi, ukse pihta tina pani ja kes auguline haavleist, suitsev tahmane ja kaame jalgel tuikus ukse taga, enne imet, jõuluvana. Mina loen temaatilise luuletuse. Bin Ladenist. Isa koduõlut joob, ütles metsast kuuse toob. Võttis kannu, võttis 2, jutt see muutus valjemaks. Kohe metsast kuuse toon, enne kannu õlut joon. Nii ta jõi ja ajas juttu, aeg see lendas väga ruttu. Õhtu juba kätte jõudis, isa ainult õlut nõudis. Siis ta lausus, sa ime, väljas juba üsna pime. Õlu hakkas täitsa pähe, ei ma täna metsa lähe. Homme metsast kuuse toon, enne kannu õlut joon. Pimekas oli üle. Mets paneb mingi jõulusiil ka. Eile õhtul puupiiritust ma jõin. Ja siis hapukurki peale sõin. Aga täna hommikul ma polnudki veel pime. See vast ongi meie meeste jõuluime. Pane korra käima, ma loen ühe luuletuse. Ma loeksin nüüd ühe väga päevakohase luuletuse perekondliku sisuga ja tahaksin sellega tervitada Peeter Ristsood. Jõuluvana külas käis, kingikott oli asju täis, emale ta kinkis suusad, sest et emal laiad puusad.
sportida ei ole paha, nii saab liigsest kaalust maha. Minule tõi sooja salli ja veel tegi kalli. Isale 2 poolikut ja murukastmisvooliku. Vanaema see sai saaga. Saagiloll. Saaga. Vanaisale tõi Viagra. Kingikott see tühjaks sai. Lahkudes tal tegin pai. Pärast sõin ja täitsin kõhtu. Oli tore. Jõuluõhtu. Läksin metsa kuuske tooma, aga sattusin ma jooma. Kunagi ei jää ma jänni. Jõuluks koju tõin ma männi. Meile tuli jõulumees, punanina habe ees. Kingikott oli hästi suur, mantli küljes rippus uur. Lapsed alustasid kisa, jõuluvana meie isa. Ema omalt poolt veel lisas, ta on teie rongaisa. Jõuluvana, ma ei taha jõuluks roppu moodi raha. Autot ega korterit, tahan jõuluporterit.